Tervist, et minu nimi on Meelis ja siis Amazoniga puutusin kokku 2016 aastal, siis kõigepealt võtsin koolituse, tegime koolituse läbi, siis hakkasime vaikselt müüma ja ütleme niimoodi, et müügid läksid siis alguses mitte just kuigi ladusalt, siis õppisime juurde, saime tuttavatelt soovitusi ja siis saime enda müügid ka käima, aga nagu sa isegi tead, et Amazon on tegelikult selline paras rada, kus on pidevalt üles ja alla, et siis on igasugust seiklusi läbi elatud. Mis põhjusel sa täna konverentsile tulid? No, ütleme niimoodi, et ma tean siin päris paljusid esinejaid, ehk siis toetada kõigepealt teid, siis on see, et alati on tore nagu uut infot kuulda ja siis praegusel hetkel olen ise töötan ka logistikaettevõttes, ehk siis on see, et kui saan kuidagi tublisid Eesti tooteid aidata või siis on ka see, et inimesi, kes soovid transportida enda tooteid kuskilt tooteriigist siis USAsse või Euroopasse, siis saame ka aidata. Mis paar mõtet sa endale kõrva taha panid tänase päeva lõpuks? No kindlasti on see, et nagu ma ütlesin, et Amazonis on siin Alvari kogemustest ja ka teiste kogemustest, et kui midagi rasket juhtub, et siis tegelikult kunagi, see ei ole nagu lõplik, eks. Et alati nagu võimalusi ja variante, et sealt välja tulla ja Viktoril oli ka samamoodi, et üks Eesti edukamaid tegijaid, et lihtsalt pushi ja suru rohkem ja küll jõuad ka kuskile, et